Noortel tehnikaspordi huvilistel oli võimalik 18. augustil taas 2 kätt taskusse suruda ja võistlema tulla sarja 5. etapil Aravete kardirajale. Legendaarne kardivõistluste mekka võõrustas talendid rajale sarjas osalejaid esimest korda. Tõsi, väga paljud osalejad on seal juba oma oskusi proovile panemas käinud. Seekord siis see tõsine võistlus. Kohale saabudes püüdis kõigepealt pilku Hyundai tehase märgiga vägagi ufolik auto, mis oma välimuse tõttu andis märku, et tuleb seda lähemalt uurida. Tegemist on siis täiselektrilise innovatsioonilise Hyundai Ioniq 5-ga. Tegemist on siis esimese mudeliga, mis kasutab kahetasemelist autonoomse turvalisuse tehnoloogiat. Ehk et see auto on elektriautode mõistes suurema sõiduulatusega, parema juhitavusega, kiire laadimisega ja hästi mugavalt ruumikaks disainitud auto. Ioniqu puhul on siis ühe laadimisega maksimaalne sõiduulatus kuni 481 kilomeetrit, mis on elektriautode maailmas päris hea näitaja. Ja kui autost tervikuna rääkida, siis elektriauto on teadagi tulevik. No mis teeb ühest elektriautost ikkagi hea elektriauto, kas ainult see sõiduulatus või milliseid mugavusi see auto veel võib ikkagi lubada endale, sest et mugavus nõuab ka energiat ehk siis elektrit. Just, et selle mudeli puhul on siis tema pluss on see, et tal on kiirem laadimine. Tal on siis nii 400 kui ka 800 voldine laadimine, mis võimaldab siis põhimõtteliselt 18 minutiga laadida juba päris hea tasemeni. Täna siia sõites tulin täitsa rahulikult ja jälgisin mängu. Mul oli ees 260 kilomeetrit ja siia jõudes oli siis umbes alla poole tegelikult sellest ära läinud. Et see elekter on tulnud ja vallutamas kogu maailma. Milleks me seda kõik räägime? Ilmselt ikkagi potentsiaalsetel huvilistel on võimalik tulla ja seda autot ka ise proovida, nagu sina siin praegu rääkisid oma kogemus. Just, et Hyundai laagrisalongis on täna see auto olemas. Huvi on olnud juba väga suur, aga me ootame endiselt ka kõiki järgnevaid huvilisi proovima. Päeva ülevaates liigume siis vanemate A-finaali sündmuste juurde. Juba teist etapi järjest saab eelsõitude põhjal kõige parema stardipositsiooni Anna-Grete Suvemaa, siis Artur Karu, edasi Steven Markus Ojapõld, Armin Rebane, Herhard Annust, Kairon Saarman ja B-finaalis sinna arenenud Omar Laansoja ja Armin Järv. Stardist, mis asub Mäekallaku peal, saab paremini liikuma Artur Karu. Anna-Grete teine ja 3. tõuseb 4. kohal startinud Armin Rebane. Nende selja taga veel eitlemas Steven Markus Ojapõld. Nii hakatakse eestempot tegema. Kuid see rahulik sõit kohe kindlasti ei ole, sest kohtade vahetus käib päris liidrite osas ka tagapool. Päris mitmel korral kaotatakse positsiooni ja siis võetakse see taas tagasi. Anna-Grete langeb vahepeal 3., kuid suudab taas teise koha tagasi võtta. Päeva alguses sadanud vihm on selleks hetkeks järele jäänud ja rada suhteliselt kuiv. Niimoodi võideldes kulgeb sõit lõpuni välja, kus siis lõpuks peale jääb ikkagi Armin Karu, Anna-Grete Suvemaa teine ja Armin Rebane 3. Vanemas vanuserühmas näeb nüüd jooksev edetabel peale 5. etappi välja selline. Juhtima läks Anna-Grete Suvemaa 512 punktiga, teine Artur Karu 430, siis Jürgen Laansoo punkte 422, Steven Markus Ojapõld 360 ja esiviisiku lõpetab Armin Rebane 308 punktiga. Nüüd siis juba põhiklassi sõitude juurde, kus ilmselt mõjutas korralikult eelsõidu aega ikka väga hästi kollitanud vihm, mis õnneks finaalide alguseks oli rahunenud. Tõsi, aga mitte kaugeltki seda ei saanud lõppenuks pidada. D-finaalis lähevad edasipääsu otsima Kail-Kriston Tuhkru, Martin Kivirai, Helmut Morgan Riikoja, Kristo Kolossov, Martin Meindorf, Günther Irves ja siis Randar Roosipõld, Miia Gret Visberg, Mark Tristan Urva ja Raito Orgussaar. Head stardi teeb 4. positsioonilt Kristo Kolossov, kes vabasse vette saades hakkab kohe edu kasvatama. Temaga koos tõuseb 5. kohalt teiseks Martin Meindorf. Eitus teise positsiooni eest käib kõva. Lõpuks saab ka hoo üles esimeselt kohalt startinud Tuhkru, kes hakkab oma 3. kohta kindlustama. Enam olulisi muutusi ette ei tule ja edasid C-finaali saavad Kolossov, Meindorf ja Tuhkru.
see finaalis ootab neid ees juba selline seltskond, kus esimese stardirivi on hõivanud eelmise etapi võitja Raimo Kaljuste, siis Joosep Siniorg, Roomelt Tallikas, Andri-Alan Kaasma, Kristjan van der Runstraat ja eelmise finaali esikolmik. Stardis saab kohe hästi minema Joosep Siniorg, kuid üsna pea on taas ees Kaljuste ja siis hakatakse koos vahet jälitajatega suurendama. Hästi tõusid tagant osas ka Kail Kriston Tuhkre ja Kristo Kolossov, kes siis moodustavad omaette tandemi. Nii sõidetakse ülejäänud aeg rajal, paremat osas muutusi ette ei tule. Edasi B-finaali saavad Kaljuste, Siniorg ja Kolossov. B-finaal, sinna said eelsõitude põhjal parimad kohad aegade arvestuses Martti Raudleht, Kaspar Pikkpõld, Armin Kaar, Ruudi Reinumägi, Andreas Oopkaup, Gregor Tamme ja 3 tublit C-finaalist. Stardis saab korralikult sõitma Raudleht ja veab kohe sõitjate rivi päris pikaks. Positsiooni küll parandatakse, kuid mitte väga jõuliselt palju. Tagant alustab ülespoole rühkimist Kaljuste. Päris tiheda seisab koos 5 sõitjast koosnev kropp, tõsi 3 esimest on natukene lahti nõmmanud, kuid lõpuks tekivad vahed sisse ka esimese 3 seas. B-finaali võidab Martti Raudleht, teine Ruudi Reinumägi ja 3. eelmise etapi võitja Raimo Kaljuste. Nüüd on veel võimalik üritada A-finaalis. Jäi veel üle 5. etapi viimane vaatus, suur A-finaal. Eelsõitude põhjal olid sinna juba saanud kohad Markus Jauk, kõige kiirema ajaga 42,490, siis Albert Aedma, Jan Bragi, Maarjo Mätik, sarja liider Ramon Vlasjanko, Rasmus Andreas ja B-finaali kolmik. Suur küsimus oli õhus, kas sari saab sellel aastal taas uue etapi võitja Vlasjanko ja Kaljuste kõrvale. Stardist minnakse korralikult, Jauk suudab eelist säilitada ning hoida asju oma poolt vaadatuna kontrolli all. Jauk ees siis Aedma ja 5. kohalt tõusnud Vlasjanko, kes maruliselt üritab veel positsiooni parandada. Jauk aga kasvatab ees edu. Sõidu teeb keerulisemaks keset finaali taas sadama hakanud vihm, mis sunnib vägagi ettevaatlikult sõitma. Vahepeal on teiseks tõusnud Vlasjanko. Sellega pole aga rahul sugugi hästi sõitev Ruudi Reinumägi, kes tõusnud pedestaali konkurentsi. Jauk suudab edu korralikult lõpuni hoida ja võidab etapi Ruudi Reinumäe ees. Tiheda sõitluses on 3. lõpuks Ramon Vlasjanko. No Markus, täna olid vist ilmselt ikkagi väga rasked olud sõiduks. No olid küll, sest ma olen siit võistluselt ilmselt kõige kergem ja vihma tõttu oli raske võistelda küll. Nii et see vaatad ikkagi, kui palju keegi poistest kaalub ka, et siin on see ka oluline. Ikka vaatan. No mis tänane taktika oli, kuidas sulle eelsõidud tegelikult läksid? No tundub, et selles mõttes nagu vedas, et said korraliku tulemuse kirja. No kuna vahepeal siin vihm natuke mängis, siis ma suutsin enda koha ära lüüa ja niimoodi saangi lõpuks ära tehtud. Finaalis siin ju väga tugevalt poisid tagant tulid, et mis plaan oli kohe alguses ikkagi minema ja kiirus üles? No kart ma ise vaatasin, et ei olnud hea, aga siis ma järsku sain aru, et oli kuidagi ära tulnud, et start ma reageerisin kiiresti, niimoodi sain stardi kiiresti ära tehtud ja nii siis pärast vaatasin, et rohkem ei ole, nüüd saab täpiks tõmmata. Siin sõidu ajal hakkas ju vihma sadama, kas see oli ka mingi ohufaktor sinu jaoks ikkagi? No alguses oli, sest ma ei olnud arvestanud, aga siis ma läksin kohe vihmatrajektoori peale ja sai tehtud. Kas see näidati vahepeal sulle ka, et võta nüüd koogu maha, et su edu on juba nii suur, et ei ole vaja pingutada? Alguses korraks näidati, aga siis ma nagu, kas mingi punalipp tuli ja siis ma lihtsalt sõitsin edasi. Nii et praegu võit tuli ja üks etapp on veel jäänud, nii et tuleb sealt ka ikkagi viimane võtta. Loodame. Ennem viimast osustavat 6. etappi on paremustabel järgmine. Liider ja ilmselt sarja selle hooja võitja Ramon Vlasjanko on kogunud kokku juba 512 punkti. Edasi on aga tihe. Teisel kohal on Ruudi Reinumägi punkte 380, siis Markus Jauk 368, 4. Kaspar Pikkpõld punkte 330 ja 5. Martti Raudleht 294 punktiga. Hooaeg võetakse kokku viimasel 6. etapil, mis siis aset leidmas juba armsaks saanud Laitse rallipargis 5. septembril. Viimane võimalus veel osaleda ja osa saada noorte talentide võidu kihutamisest.